Tere tulemast kuulama! Täna on meil laual üks investeerimisteemaline taskuhäälingu skript. See keskendub siis Federal Reserve'i intressikärbete valguses nende, põhjalastud pärlite leidmisele. Kvaliteetiaktsiad, mis on alahinnatud. Just. Ja seal on näiteid ja ka psühholoogia poolt puudutatud. Jah. Aga lähme kohe esimese asja juurde. Kuidas seda keskset ideed teravamalt esitada ja teistest eristuda? See on hea küsimus kohe algusesse, sest see Fedi otsuse ja aktsiate seostamine on muidugi aktuaalne, eks ju. Väga ajakohane, jah. Aga kas see analüüs ise, see idee, et osta kvaliteeti languses, kui intressid langevad, kas see on piisavalt eristuv? Täpselt. See on nagu loogiline, aga seda räägivad paljud. Just. Et kuidas see materjal pakuks midagi, mida mujalt nii lihtsalt ei saa. Et kas on oht jätta natuke liiga üldiseks? Jaa, ja selles infomüras on eristumine ülioluline. Ei piisa vist enam sellest, et mainid intressimäärasid. Ei piisa, jah. Et kui tahad tõesti mõjuda ja uut vaatenurka pakkuda, siis peaks minema sügavamale. Mida sa mõtled sügavamale mineku all? No näiteks, miks just need 3 kategooriat, mis seal välja toodi, need igavad sinikiibid nagu SAP, unustatud tehnoloogia nagu Akamai ja siis see vihatud sektor, näiteks Centene. Miks just nemad on praegu selles muutuvas intressikeskkonnas ja majandustsüklis kuidagi eriliselt huvitavalt positsioneeritud? Või alahinnatud? Et mitte ainult see üldine intressi mõju, vaid midagi spetsiifilisemat. Täpselt. Midagi enamat kui see, et madalamad intressid on head. Võtame selle SAP-i. Jaa. Selle asemel, et öelda, et tartvarafirma võidab madalamatest intressidest, võiks uurida, kas on mingeid konkreetseid ärisuundi või kliente, kes saavad just praegu unikaalset kasu. Näiteks? Ütleme need Euroopa tööstusettevõtted, kes on SAP-i suured kliendid. Nad teevad praegu tarneahelate ümberkorraldusi, digitaliseerivad. Jah, see on suur teema. Kas see kombinatsioon madalamad intressid ja võib-olla jahtuv majandus, mis sunnib efektiivsust otsima, kas see loob SAP-ile mingi erilise eelise või vastuvõtuvõime, mida turg alahindab? See on huvitav mõte, et leida see spetsiifiline nurk. Just. Või Akamai, see, et ta on AI jaoks oluline, seda räägitakse paljudest firmadest. AI on igal pool. Aga kas see tema praegune hind, võrreldes nende kuumate nimedega nagu kiibitootjad, kas see tuleb sellest, et turg lihtsalt ei saa aru tema tegelikust rollist? Mida sa mõtled? Ei saa aru? Et ta on see võimaldaja, sisu, edastus, turvalisus, need on ju AI jaoks kriitilised. Kas selle pikaajalist väärtust alahinnatakse süstemaatiliselt, sest kogu tähelepanu on mujal? Et fookus on vales kohas, ütleme nii. Jah, et kas seal on peidus mingi varjatud väärtus, mida turg ignoreerib? Selge. Ja seesama loogika laieneks siis ka teistele näitajatele. Absoluutselt. Ja võiks minna isegi laiemaks, et kas peale intresside on veel mingeid makro- või sektoripõhiseid asju, mis just neid kategooriaid praegu huvitavaks teevad? Nagu näiteks? Centene puhul, kas need regulatiivsed muutused USA tervishoius, kas see lühiajaline müra varjab tegelikult pikaajalist võimalust? Või SAP, kuidas need globaalsed tarneahelate muutused ja nearshoring teda mõjutavad? Just. Või Akamai, kuidas see konkurentsiolukord pilveteenuste turul tema positsiooni mõjutab? Ilmselgete driverite leidmine ja lahkamine. See annaks sellele analüüsile selle tõelise teravuse. Jah, see on rohkem tööd, aga tulemus oleks kuulaja jaoks palju väärtuslikum. Ja võiks isegi mõne levinud eelduse kahtluse alla seada, et lisada seda kontrariaanlikku elementi. Täpselt, see teeks asja huvitavaks. Okei, see viib meid teise punkti juurde. Kuidas neid globaalseid ideid siduda Eesti investori, murede ja vaatenurgaga? Skriptis mainitakse küll neid kõhklusi. Jah, mis on hea algus. Aga see argument, et kui keskendud ainult Eestile, siis jääd rongist maha. See võib kuidagi lihtsustav olla või isegi natuke üleolev. Jah, just. Et see ei pruugi olla kõige empaatilisem viis seda öelda. Ma olen nõus. Selline retoorika, isegi kui mõte on hea, võib tekitada tõrget. Eriti kui inimene reaalselt tunnetab neid Eesti riske, inflatsioon, aeglasem kasv, geopoliitika. Just. Kui analüüs neid muresid piisavalt ei tunnusta, siis veenvus kannatab. Et selle asemel, et öelda ära jää maha, peaks leidma viisi, kuidas ehitada sild selle kohaliku reaalsuse ja globaalsete võimaluste vahele. Täpselt. Soovitus olekski, et esiteks tunnista neid Eesti väljakutseid selgemalt, sügavamalt. Mitte lihtsalt mainida mõõdamines? Näita mõistmist ja siis ehita see argumenteeritud sild.
et kuidas need Fedi sammud või globaalsed trendid võivad pakkuda võimalusi vaatamata kohalikule ebakindlusele. Või isegi tänu sellele. Jah. Näiteks rõhutada, et just siis, kui koduturg on nõrk, on globaalne hajutamine ja mujalt tootluse otsimine, elgi tähtsam. Et fookus oleks võimaluste kaalumisel, mitte hirmutamisel. Just, see võiks ka sõnastuses kajastuda, mitte hoiatada, vaid pigem... Kuidas sa seda sõnastaksid siis? No ma ei tea, midagi sellest, et ma saan täiesti aru, et Eesti majanduse praegune seis ja need väljakutsed tekitavad loomulikku ettevaatlikkust, see on ratsionaalne. Aga samas investorina on oluline näha laiemat pilti. Globaalsed turud reageerivad suhtele keskpunktidele, nagu Fed. Jah. Küsimus pole kohalike riskide eiramises, vaid selles, kas need globaalsed arengud avavad võimalusi, mida tasuks kaaluda ka Eesti investoril. Et just oma portfelli tugevdamiseks või hajutamiseks. Täpselt. Eriti praeguses keskkonnas, kus koduturul on väljakutsed. See kõlab hoopis teistmoodi, on ju. Jaa, see on palju kutsuvam ja arvestavam. Ja sisuliselt saaks ka täiendada. Selgitada, et globaalsete pärlite otsimine pole koduturu hülgamine. Vaid pigem aktiivne alternatiiv või täiendus. Just. Kui kohalik turg alles otsib jalust või pakub vähem valikuid teatud sektorites, see on tööriist riskijuhtimine, võimaluste laiendamine. Mitte kohaliku reaalsuse eitamine. Täpselt. Võib olla isegi näidata, et mõni globaalne investeering pakub kaitset just kohanike riskide vastu. Kas saaks isegi mingeid otseseid seoseid otsida, et kas Eesti jahenemine mõjutab mõnda globaalset firmat muidagi? No, see on juba peenem tase, aga miks mitte? Kui näiteks Eesti väiksem nõudlus aitab kaasa mingi tooraine hinnalangusele, millest sõltub mõni analüüsitav firma. Kas siis otse või oma klientide kaudu? Jah, see näitaks juba tõeliselt sügavat analüüsi ja seotust Eesti kuulaja jaoks, muudaks selle unikaalselt relevantseks. Okei, see on hea punkt. Ja siis kolmas teema, see psühholoogia pool ja tegevusjuhised. On hea, et psühholoogiat käsitletakse, see on ju ülioluline. Absoluutselt. Aga see on seal lõpus natuke nagu eraldiseisev tukk, teoreetiline. Ja nagu lisand, mitte osa tervikust. Ja just nende põhjalastud pärlide puhul. Nende aktsiate puhul, mis on langenud, mida turg kardab. Just, seal on psühholoogia võtmetähtsusega. Miks nad odavad on? Sageli hirm, karjainstinkt. Nende ostmine nõuab julgust, massi vastu minna, ebamugavuse talumist. Täpselt. Ja selle pärast peaks see psühholoogiste lõksude ja nendega toimetuleku arutelu olema osa iga konkreetse idee analüüsist. Mitte üldine manitsus lõpus. Need praegused nõuanded, et ära osta kõike korraga. Need on head, aga liiga üldised. Pole seotud konkreetse aktsiaga. Selge. Nii et soovitus on see psühholoogia põimida otse analüüsi sisse. Just. Iga aktsiakategooria juures tuua välja, miks just selle kategooria ostmine ja hoidmine nõuab erilist vaimset vastupidavust. Ja millised need spetsiifilised lõksud on? FOMO, ankurdamine, kaotuse kartus? Jaa, täpselt need. Milline neist on just selle investeeringu puhul kõige tõenäolisem? See teeks psühholoogia osa palju praktilisemaks. Ja siis saaks ka need lõputegevusjuhised konkreetsemaks muuta. Jah, siduda need nende väljakutsetega. Kujutame ette seda tsenteeni analüüsi. Okei. Pärast numbrite ja turuolukorra lahkamist võiks öelda midagi sellist. Aga numbrid on vaid pool lugu. Just siin läheb psühholoogia tuliseks. Küsi endalt ausalt, kas ma olen valmis taluma seda negatiivset meediakära? Kas ma suudan vaadata, kui aktsia veel langeb pärast ostu, ilma et ma hakkaks oma analüüsis kahtlema? See on raske. Muidugi on. Ja see lõks on ju paanikas müümine. Üks strateegia. Mõtle enne ostu läbi, millal sa oleksid valmis positsiooni hoopis suurendama. Et see sunnib pikaajaliselt mõtlema. Just. Vähendab emotsionaalsete otsuste riski. Või võtame sappi. Selle igava sinikiibi. Ja. Seal on teistsugune psühholoogiline väljakutse. Kantlikkus ja vastupidavus FOMOle. Et kui teised aktsiad rallivad kiiremini. Just. Tekib kiusatus sapp maha müüa ja peole joosta. Kas suudad jääda oma algsele analüüsile truuks, isegi kui lühiajaline tootlus mujal parem tundub? Kuidas selle vastu saada? Strateegia võiks olla, vaata regulaarselt üle oma esialgne investeerimistees. On see endiselt kehtiv? Kui jah, siis keskendu sellele, mitte päevamürale. Okei, see muudaks need psühholoogia osad palju konkreetsemaks. Ja need lõpu tegevusjuhised siis? Need muutuksid ka palju mõjusamaks. Selle asemel, et lihtsalt öelda osta osade kaupa. Saaks seda täpsustada. Jaa, näiteks,
kuna me just arutasime, et nende aktsiate ostmine nõuab psühholoogist vastupidavust ja põhja tabada on võimatu, siis on mõistlik läheneda süstemaatiliselt. Kaaluostude jaotamist ajas, näiteks järgmise 3–6 peale. See vähendab valajastuse mõju ja leevendab survet. Eriti nende volatiilsemate puhul. Just. Mõtle läbi, kas sead konkreetsed hinnatasemed lisaostudeks või teed kindla ajagraafiku, millest hoiad kinni. Et see konkreetne plaan aitab emotsioone kontrolli all hoida. Täpselt. See annaks kuulajale palju käekatsutavama juhise. Väga hea. Võtame siis selle tänase arutelu kokku. Esimene punkt oli see, et analüüsi nurka tuleks teravdada. Minna üldisest intressi teemast sügavamale, otsida neid spetsiifilisi tegureid iga kategooria puhul, et pakkuda unikaalset väärtust. Teiseks, Eesti investori kontekstiga sidumine. Vaja on empaatilisemat lähenemist. Vältida seda rongist mahajäämise juttu ja ehitada hoolikamaid sildu kohalike murde ja globaalsete võimaluste vahele. Ja kolmandaks, psühholoogia integreerimine. Just. Mitte eraldi lõppu, vaid põimida see otse iga investeerimisidee analüüsi sisse, koos konkreetsete lõksude ja strateegiatega ja siduda ka tegevusjuhised sellega. Selge. Nii et need peamised soovitused kuulajale oleksid siis: esiteks, süvenda iga aktsianäite analüüsi. Otsi neid erilisi põhjused peale intresside. Ja Teiseks, sõnasta see Eesti osa ümber empaatilisemalt, näidates, kuidas globaalne investeerimine on tööriist ka kohalikus kontekstis. õige. Ja kolmandaks, integreeri see psühholoogia osa näbivalt, too välja spetsiifilised lõksud ja strateegiad iga idee juures ning seo lõplikud tegevusjuhised sellega. Täpselt need 3 asja. Loodame, et need mõtted on abiks selle materjali edasiarendamisel. Ja kui oled neid punkte arvesse võtnud ja skripti täiendanud, Siis saada meile julgelt uuesti. Vaatame hea meelega üle, kuidas need muutused on mõjunud.